Tere, mina olen Aliina Tuubin ja täna olen ma iseenda kodus Suurupis. Võiks ju arvata, et see tähendab sellist mõnusat mugavustsooni, aga mitte päris, sest kohe-kohe on mulle külla saabumas Ingvar Villida. Ingvarit peetakse üheks Eesti mõjukaimaks vaimseks õpetajaks. Ajakirjandus on nimetanud teda lausa spirituaalsuse lipulaevaks. Ingvar on joogameister, kes on toonud iidsed joogateadmised tänapäeva inimese ellu praktilisel ja selgel moel. Tema loodud Practical Consciousness ehk PC aitab inimesel paremini mõista ja juhtida oma sisemaailma, elada teadlikult ja vabaneda piiravatest emotsioonidest. Tänapäeva maailmas on see oskus olulisem kui kunagi varem. Head kuulamist! Ingvar, ma küsiks kohe algatuseks, et kuidas sul üldse läheb? Et ma küsin seda ühelt poolt seetõttu, et mul on siiras huvi, aga teisalt ma olen täheldanud, et kui seda küsimust kelleltki esitada, siis esmajoones kiputakse esile tooma mingisuguseid tööalaseid õnnestumisi, projekte, rahavoogusid, ehk siis iseennast identifitseeritakse ja veelgi enam iseenda väärtust ka otsitakse sageli näiteks läbi mingisuguste tegevuste. Kuidas on sinuga? Minuga võib-olla natukene teisiti. Mina olen selline, kes rohkem nagu süveneb erinevatesse teemadesse, millega ma tegelen, lähen nagu sügavuti. Sest minu jaoks on oluline aru saada. Ja sügavused võimaldavad aru saada. Nii et mul sellised väga mingid motiive nagu pole seal, eks ole, teha seda toda. Ja muidugi tänu selle, et võtan palju inimesi minu ümber tiirlemas ja nii-öelda õpilasi ja huvilisi ja siis neil on ka erinevaid küsimusi ja erinevaid olukordi elus ja nendest on kõigist aru saada ja siis aidata neid. Aga selleks on neile vaja süveneda, vaja teadlikult sisse minna, vaadata, mis on ja alles siis saab pakkuda mingisuguseid lahendusi või muutuseid näiteks. Ega väga muid motiive pole, aga ülejäänud asjad on sellised nagu elus ikka tead. Väga värskendav vastus arvestades, et sa tegelikult oled ju sellise suure rahvusvahelise brändi ehk siis Practical Consciousnessi nägu ja võiks justkui eeldada, et sa hingad selle brändiga justkui siis sama nagu hingetõmbega. Ehk siis sa oled justkui nagu seotud selle käekäiguga. Üldjuhul inimesed niiviisi ei vasta, nagu sina praegu vastasid ja ma miski tõttu arvan, et see on seotud ju ka tegelikult sellega, et meil on selline kultuuriruum või siis väärtushinnangute ruum või üldiselt tsivilisatsioon, kus justkui ongi eelduseks, et inimeseks olemine, see tähendab olla human doing, mitte human being. Aga liikudes edasi võib-olla natukese teistsuguse teema püstituse juurde, siis teatavasti hoolimata tehnoloogia sellisest plahvatuslikust murrangulisest arengust, näiteks väidavad ju erinevad tech-eksperdid ja AI loojad kui ühest suust, et me elame täna väga erilisel ajastul ja samas sellegi poolest leiavad ülemaailmselt aset kõiksugused erinevad kriisid, näiteks sõjalised kriisid, et meie ajakirjandus küll peaasjalikult kajastab ainult Ukrainas toimuvat, aga tegelikult sellelaadseid kriise on ju ülemaailmselt kümneid ja kümneid. Samuti ökokatastroofid, näljahädad, et vahel vastupidi seda kõike arvesse võttes jääb selline mulje, just kui me suunduksime kogu inimkonnaga mingisuguse kokkuvarisemiseni. Ja samas võiks sellest mõttekäigust veel esile tuua kaks eraldiseisvat mõtet. Esiteks seda, et inimese sisemaailmas ei ole ju tegelikult aset leidnud mitte mingisugust evolutsiooni ajaliselt kõrvutatuna tehnoloogiaga, et selles vallas, nagu ma äsja ütlesin, oleme me jõudmas vaatet kõrgajastusse, aga mis puutub emotsioonidesse või teadvustamisesse, siis selles vallas oleme me ju endiselt primitiivid. Ja teiseks, ma tean, et sa oled seda ise ka paljudes oma varasemates vestlustes, loengutes esile toonud, et kõiksuguste nende
kriiside juurpõhjuseks ei ole ju tegelikult mingisugused religioonid või ideoloogiad, vaid just nimelt needsamad teadvustamata emotsioonid, mis on võtnud mõtlemise kuju ja mis tegelikult ju juhivadki kogu inimkonda. Nüüd seonduvalt kõige sellega, mis väljas aset leiab, kuidas sina selgitaksid kuulajale, et tegelikult ka tema võib ju vastutada kõige selle eest, mis temast väljas aset leiab, vahet ei ole, kas siis globaalsel või siseriiklikul tasandil, sest see võib ju olla tema enda sisemaailma peegeldus. Jaa, su nimekiri oli väga pikk. Sa tõid vist kõik lagedale, mis iganes on justkui probleem, eks ole. Tead, lühike vastus oleks selline. Et hoolimata teaduse väga kiirest arengust ja kõikidest katastroofidest, inimese enda teadlikkus on maha jäänud arengust. Eks see on kõige suurem probleem. Ja kui meie teadlikkus jääb maha sellest, siis tekib kaks probleemi. Üks on siis vähese teadlikkuse puhul on see, et tekib segadus, seda tekib juurde maailmas. Teine on see, kui sa omad fookust ja oled teadlik, siis tehnoloogiad tegelikult aitavad sind. Väga hästi aitavad edasi. Nii et kui sa mainisid ka erinevaid sõdu näiteks, mis maailmas toimuvad, erinevaid konflikte, poliitikat ja nii edasi, nad on kõik tegelikult ühiskonna teadvuse peegeldus. Ehk näitavad seda, mis tegelikult igas inimeses reageerib nendele sündmustele. Ja ma olen sinuga täiesti nõus, et hoolimata teadusest, sellest progressist on inimene ise oma sisemusega, sisemaailmaga jäänud täiesti taha plaanile. Nii et see võimendub ja siit tekivad kõik need probleemid. Kas sellest võiks veel omakorda järeldada seda, et senikaua, kuni inimeses endas ei leia aset sellist sügavat sisemist muutust, mitte välist, mitte et me lähme näiteks lammutame maha mingisugused vanad poliitilised süsteemid, vaid just nimelt seesmist senikaua kogu maailma ajalugu üheskoos oma kannatuste jadaga justkui ongi määratud jääma niiviisi ringiratast kordama. See kordub täpselt nii kaua ja nii sagedasti, kuni inimese enda sees ei tule teadlikkus esile. Sest teadlikkus võimaldab inimesel aru saada, mis temaga toimub. Milline on tema roll ühiskonnas, ütleme inimesena ja ühiskonnas üldse. Sest ainult teadvel olev inimene, kes saab aru, mis temaga toimub, saab hakata aru saama ka sellest, mis toimub väljaspool. Ja kasutades teadlikkust on tal võimalik sisse viia teatud muutused. Nii enda ellu kui ka ühiskonda. Ilma teadlikkuseta ei ole see lihtsalt võimalik. Sest me lihtsalt reageerime. Aga seonduvalt kõige sellega, mis väljas aset leiab, kõik need, mida ma juba nimetasin, kõiksugused traagilised sündmused, kannatused, tohutu ebaõiglus, ma ei tea, looduskeskkonna, loomade, eakate ja laste suhtes ja samas sooviga seda kõike muuta. Kuidas siis eristada sellist teadvustatud arusaama, et ma tean, et mul ei ole mõtet minna seda välist praegu torkima, sest see oleks ju minu enda kontrollivajaduse realiseerimine sellisest vaimsest passiivsusest või õigustusest millegi mitte tegemiseks. Ma arvan, et maailma parandada väga palju, me kõik teame seda, kõik tahavad, et elu oleks parem, eks ole, ja me näeme erinevaid liikumisi, mis tegelevad erinevate kas siis inimtegevustega või siis suundumustega ja nii edasi. Kuid tead, ma arvan seda, et see on selline soov muuta maailma vastavalt sellele, mida ma ise tunnen maailma kohta. See paistab olevat egoistlik, isegi kui seal on head ajendid taga, kuid seal puudub tihti arusaamine ehk teadlikkus, miks need protsessid üldse toimuvad. Ja kui see kutsub esile sellise agressiivse vajaduse muuta maailmas olevad asju, siis see ei lõpe ju hästi. Eks ole? Nii et ma arvan, et muutus, mis toimub inimese enda sees, on kõikide teiste muutuste aluseks ja aluseks ka vastutusele.
Miks ma seda küsimust esitasin seetõttu, et ma olen ise hakanud teadvustama, et mida nii-öelda siis ärksameelsemaks ma olen muutunud, seda enam on minus tekkinud sellist nii-öelda siis nimetagem seda sisemiseks väeks, mis olemuslikult justkui tõukab mind välisesse millegi korda saatmiseks, millegi võib-olla parandamiseks, et isegi see podcast tegelikult on osa sellest väljundist. Et võib-olla 1,5 aastat tagasi veel ma poleks ealeski arvanud, et me siin sinuga kahekesi istume. Ehk siis minu loogika on selles mõttes natukese äraspidine paljudele teistele, ütleme siis vaimsete õpetajate ideoloogiale selles suhtes, et paljud vaimsed õpetajad rõhutavad seda, et ära välisega üldse tegele, et ära mängi maailmaparandajat, ära vea seda vägikaigast, et see kõik on mõõtetu, et justkui siis, et tee selline tagasipööre siis iseendasse ja tegele ainult iseendaga, aga mina olen jällegi mõtisklenud, et tegelikult need kaks saavad ju käia käsikäes, et ühelt poolt sa teed iseendaga väga tugevat tööd ja samas sa annad iseendast ka mingisuguse osa välisesse. Ja see just nimelt ei tähenda seda, et sa peaksid muutuma mingisuguseks selliseks agressiivseks aktivistiks, kes on valmis kedagi mäda munadega loopima, vaid pigem võib-olla sellised pisiasjad a la igakuised mingid püsiannetused MTÜ-dele, kes juba tegelikult ju teevad meie eest selle musta töö ära, võib-olla sotsiaalmeedias teavitustöö tegemine, et sellised väiksed asjad ja tegelikult loomulikult see töö, mida sina teed, see on ka ju olemuslikult maailma parandamine, seetõttu, et sa õpetad inimestele seda kõige olulisemat, et kuidas üleüldse siis taas ühenduda oma sellise tõelise olemusega. Aga lihtsalt jah, et mis mind vahel on häirinud, et võib-olla liiga kergekäeliselt öeldakse, et ära nagu üldse tegele, et ainult jah, et mõtle ainult sellest, et kuidas sina ennast hästi võiksid tunda, et kuidagi vahel jääb selline mulje. Ja selline mulje jääb ja seda tõeliselt rakendatakse ja väga palju maailmas. Ja siia võiks panna juurde ainult ühe sõna, eskapism. Põgenemine enda probleemide eest, põgenemine maailma probleemide eest ehk vastutuse mitte võtmine. Ma nimetaksin niimoodi seda, sest inimene, kes on teadlik ja saab aru, mis toimub nii temaga kui ka sellega, mida ta siis teeb ühiskonnas või elus üldse, eks ole, siis see ei ole eskapism. See on vastutus. Ma saan teha seda ja ma teen seda, ma annan endast parima, sest ma saan aru, mida on vaja teha ja mis aitab. Seni, kuni ma sellest aru ei saa, siis ei ole võimalik ka kedagi aidata. Iseennast loomulikult samamoodi silmas pidades. Ega ei saa ennast ka ju aidata, eks ole. Nii et mul on küll selline tunne, et suurem osa neid vaimseid õpetusi on eskapism. Kusjuures seoses selle eskapismiga, ma ei tea, kas sa oled kuulnud midagi Ram Dassist, et tegemist on küll siit ilmast juba lahkunud sellise modernse vaimse õpetajaga, aga Eckhart Tolle näiteks on teda ka tsiteerinud, et tal on selline kurikuulus väljaütlemine, et kui arvad, et oled valgustunud, siis veeda nädal aega üheskoos oma vanematega. Ehk siis selle mõttekäigu quintessents või point on see, et me õpime ju iseennast tundma ainult inimsuhetes. Aga ometi täpselt see, mis sa just enne ütlesid, et need inimesed, ma olen ise vähemalt täheldanud, kes nii-öelda siis pidulikult astuvad vaimsele teele, nad vastupidi kuidagi kipuvad eralduma sellest füüsilisest reaalsusest, kuidagi irduma, et kas nad tegelikkuses sellega just endale karuteenet ei tee? Raudselt teevad, sest see sõna eskapism on väga hea sõna tegelikult, sest ta illustreerib väga selgelt tagasitõmbumist. Aga inimesed tõmbuvad tagasi kõigest sellest, mida nad ei teadusta. Ehk mis lihtsalt toimub, aga millest neil pole õrna aimu, nad ei saa aru, mis toimub. Ja siis tõmbub niimoodi sissepoole tagasi või siis mingite õpetuste poole, mis aitavad kaasa sellisele positiivsusele. See on põgenemine enda probleemide eest. Nende probleemide eest, millest inimene ei saa aru, sest nende teadlikkus ei ole suunatud probleemidest aru saamisele
ja nende lahendamisele läbi arusaamise. Ja ma usun, et sellist inimesi on väga palju ja kes õpetavad sellist asju, neid on ka väga palju. Aga mis puudutab valgustumist, siis see on täitsa omaette teema, et see ei ole kaugeltki see, mida mõeldakse, mida arvatakse, mida õpetatakse. Seetõttu, et inimesed ei tea, mis see on, siis on neid väga lihtne niimoodi õnge tõmmata tegelikult. Aga mis on siis valgustumine? Tead, see on sünonüümne sõna. Ehk selleks, et sellest hästi aru saada, tuleb ette kujutada täiesti pimedat ruumi. Maailm on täiesti pime, päikest ei ole. Ja siis, kui me selles maailmas kobamisi tegutseme, siis seda nimetatakse pimeduseks. Ja pimeduses me ei näe mitte midagi. Taskulampe pole, valgust pole. Kuidas me tegutseme? Nagu umbropsu, eks ole. Ja valgustumine tähendab seda, et see järsku on muutunud arusaadavaks. Ehk ma nüüd järsku näen. Ehk nägemine, valgustumine võrdub teadvustamine. Ehk see valgustamine või valgustumine tähendab teadvustamise kasutamist igapäevases elus. Sest läbi selle ma saan aru, ma mõistan, saan nii-öelda asjale pihta, see avab mulle teadmise, mida ma saan rakendada elus. See on see valgustumine. Nii et see ei ole mingi selline pauh ja on valgus ja see on selline lihtsalt üks kogemus, mis on mööduv. Samas paljud tänased teadlased ja sellised teaduslikud uurimisgrupid siiani mitte kuidagi ei suuda jõuda konsensuseni, et mis see näiteks teadvus või teadveloleku seisund õigupoolest on, et on küll kõiksuguseid erinevaid selliseid mõjukaid teooriaid, näiteks materialistidest teadlaste koolkond väidab, et raudpolt, et teadvus on lihtsalt mingisuguse siis peaju jääkprodukt ja jutul lõpp ja siis samas nüüd viimati Uppsala ülikool avaldas oma viimase teadustöö tulemused ja sellest jällegi ilmnes see, et vastupidi, teadvus ei ole mitte kuidagi seotud peaajuga, et isegi kui peaju oleks surnud, siis teadvus oleks ikka, ehk siis see viitab sellele, et teadvus on nagu miski selline universaalne kvaliteet või osa siis universumist. Ja niisiis erinevad teadlased ei olegi suutnud jõuda või õigemini ei ole toonud esile selliseid ühiseid seisukohtasid selles osas, et mis siis täpsemalt ikkagi põhjustab inimeses sellise empiirilise kogemuse sellest, et ma tean, et ma olen või ma olen teadlik sellest, et ma olen teadlik, et tohutu palju segadust selles osas. Et kõrvutatuna näiteks neuroteadusega, siis sellega on asi lihtne, et see mõõdab ju objektiivset mõõdetavat peaju tegevust, aga mis puutub empiirilistesse kogemustesse, siis neid on ju väga raske mõõta, sest need leiavad aset seespoolt. Ma tean, et sa oled pidanud sadu ja sadu kordi vastama sellele küsimusele, et mis on teadvus ja teadlikkus ja teadveloleku seisund, aga võib-olla veel kord, et kuidas sina sisustaksid neid mõisteid? Teadvus on ja siin ei ole mitte midagi rohkem öelda. Teadvustamine on meie võime olla maailmaga kontaktis. See on väga oluline. Kui nüüd vaadata teadust korraks, siis teadus on meil ju väga oluline faktor igal pool meie elus, eks ole. Kui teadus tahab objektiviseerida igasuguseid nähtusi, ta tahab kirjeldada kuidagi niimoodi, et see oleks objektiivne, eks ole, nagu fakt. Aga teadvust ei saa kirjeldada. Selles see probleem seisebki. Küll vanades teadmistes, joogas ja kõik need vanad sellised nii-öelda sisemised tehnoloogiad räägivad alati teadvusest kui igikestvast asjast, mis ei hävine, mis ei ole füüsiline keha, aga kehalist päritolu ja nii edasi. Mul on hea meel, et teadlased on hakanud ka seda poolt vaatama, eks ole. Kuid põhimõtteliselt teadvuse dilemma seisneb selles, et teadvus ei ole määratletav selgelt ja konkreetselt läbi objektide. Sest teadvus ei ole objekt. Teadvus on olemus. Ma vahest on sellise näite, et kui inimene minestab ehk teadvus nii-öelda lahkub kehast, siis on näha, mis see inimene tegelikult on.
noh, saad aru, mitte midagi temaga teha ei ole, eks ole. Kui teadus naaseb, ärkab inimene ellu ja justkui ta on tagasi ja on võimeline siis mingisugused oma elulisi asju jällegi tegema, eks ole. Nii et selline lihtne liitmise, lahutamise protsess näitab tegelikult seda, kui oluline on teadvus. Seda teadlased mõõdavad siis ajus toimuvad impulsse ja kõike seda ajutööd, eks ole, see on selge, aga ilma teadvuseta on see kõik null tegelikult. Nii et see on väga oluline faktor. Mis teadvus on? No kui nüüd vaadata sellist sügavat teadmist, mida selle kohta on siis räägitud, siis saab öelda niimoodi, et teadvus on kõikjal olev nähtus tegelikult. Ja meie inimestena kasutame ainult ühte osa sellest, mis on see sama kõikjal olev teadvuse üks lahutamatu osa tegelikult. Aga see võib jääda teooriaks, seni kuni me pole ise avastanud seda. Kui see avastamine toimub ära, siis ei ole mitte mingit kahtlust selles, et me oleme suure teadvuse osa. Ja ma tahaks välja tuua veel ühte olulist nüanssi siin selle teadvuse puhul, et teadvuse omaduste välja toomine on jäänud väga halliks alaks. Kusjuures ta on ju fundamentaalne. Kas või see sama näide, et on tegemist minestanud inimesega või teadvul oleva inimesega. See on niivõrd suur erinevus. Ja kui teadvusel välja tuua ja teada saada, et ahaa, see ongi teadvus, see olengi mina ja tuua see rakendus igapäevasesse ellu, et hakata aru saama, mis toimub minu sees ja mis toimub väljas ja milline minu ja siis välise maailma vaheline suhe, siis sellest oleks tohutult palju abi ja see oleks teadvuse evolutsioon. Sest täna, nagu ma juba mainisin, teadvuse evolutsioon jääb maha üldisest progressist või siis ühiskondadest toimuvatest protsessidest. Austria füüsik Erwin Schrödinger on öelnud, et universumil on ainult üks meel, teadvus ja see on üks ainus ühtsus, mis ilmneb kõigis olendites. Kas sellest võiks omakorda järeldada seda, et kõik see, mida me ümberringi näeme, meie ise, aga siis ka teised inimesed, loomad, linnud, putukad, puud, taimed, õhk, vesi, kivimid. Absoluutselt kõik on selle ühe ja sama teadvuse ehk siis suure tähega elu erinevad väljendused. Jah, see on niimoodi. Ja selle koha pealt me oleme kõik seotud nagu üks, eks ole. Nii et teadvus annab olemasolu, aga erinevad vormid on see, mille annab juurde energia ja erinevad energeetilised konfiguratsioonid, sealhulgas mateeria. Aga kui me oleme kõik üks, siis miks me kogeme iseennast eraldatuna selliste iseseisvate minadena, egodena ja kusjuures sellesse eraldatusesse justkui oleks juba a priori sisse kodeeritud ka kannatused, rahulolematus, ebamugavused ja nii edasi? Me ei tunne sellist tervikut, sellepärast, et me tegeleme kogu aeg enda sees, enda pisiprobleemidega, enda mõtetega, emotsioonidega ja see sunnib meid kollapseeruma, ehk meie teadvus kollapseerub nendesse probleemidesse. Ja siis me vaatame maailma läbi iseenda sees toimuvate protsesside, mõtete näiteks, mälestuste, kujutluste, emotsioonide ja see tekitab nagu filtri. Ja samas selliste sisemiste protsessidega tegelemine tekitab pinge, tahes tahtmata. On ta siis suurem, väiksem, suurt vahet pole. Kuid kui need pinged kaovad ära, siis tekib siia juurde avarus ja inimese teadvus on võimeline tabama teadvust ka väljaspool ennast. Ja võt siit tekib see kogemus, et teadvus läbistab kogu universumit. Need ülejäänud, need kogemused, millest räägitakse, et ma kogen, et ma olen kõikjal olev ja nii edasi, need on sellised ebapüsivad kogemused, mis vahest tulevad inimestel peale. Ja rohkem sellist emotsionaalset või energeetilist sellist laadi, mis kaovad ära varsti tandrilt, eks ole, ehk inimene ei koge neid enam. Aga neid jahitakse ja seetõttu selline väljaütlemine, et
aga ma olen ju kõigega üks, on kaunis ohtlik sellel tasandil. Nii et siin peab olema selline õige alus, õige arusaamine, kuidas seda ühtsust kogeda, kuidas seda avastada. Samas ei tohi unustada seda, et kui inimene valgub laiali, kogedes ühtsust, kaotades igasugust individuaalsed piirid, et see võib olla ohtlik. Nii et kui mina tunnen ennast ühe osana tervikust, siis see on terve kogemus. Aga kui ma valgun siia laiali, siis see on ebaterve kogemus. Aga kas nendel kannatustel, mida me kogeme, on ka mingisugune süvapoint, et miks ma seda küsin? Minu üks lemmikuid 13. sajandist pärit Pärsia poeet Rumi on öelnud, et ma parafraseerin, et haav ehk siis see sisemine psühholoogiline haav on paik, kust valgus sinusse siseneb. Kuidas siis seda mõista? Ma ütleksin niimoodi, et me ei pea kannatama. Kannatus tuletab meile meelde teadvustamatust. Ehk need on need meie pimedad nurgad, pimedad kohad. Me ei tea, mis need on. Ja seni, kuni me teada ei saa, seni me kannatame. Nii et jällegi, kui tuua siis see teadvustamine, enda võimekus lahti kräkkida, mis asjad need on, siis teada saades kaovad ära kannatused. Nii et kannatused siis veel kord on sellised koristamata alad nii-öelda või sellised pimedad alad meie elus, mida me ei ole lahti teadvustanud, mis jällegi viitab siis meie teatud sellisele teadvuse arengu tasemele elus, mis võiks olla palju parem loomulikult. Aga samas paljud sellised nii-öelda New Age või uusvaimsuse praktikud, viljelejad, esoteerikud ütlevad, et osad hinged ongi ju tulnud siia füüsilisse reaalsusesse selleks, et saada kannatuslikke kogemusi, et selleks, et see hing saaks siis avarduda ja ära õppida mingeid õppetunde. Et kas ma saan siis õigesti aru, et tegelikult see New Age sageli ikkagi modifitseerib või moonutab neid algseid selliseid iidseid pühatekste või õpetusi, et tegelikkuses selle teema kontekstis, et on tõsi küll, et me peaksime kogema või et hing peaks avarduma, ära õppima midagi, aga kannatused kui selline on ikkagi ainult ego jääkprodukt, et kannatusi pole vaja. Kannatused tahes tahtmata on ja selles mõttes on need New Age'i tegelased küll naela pea pihta saanud, et kannatused õpetavad. Aga samas tekib küsimus, kuidas nad õpetavad või kuidas me seda õpetust vastu võtame. Kas me lihtsalt kannatame ja ei tee mitte midagi, ootame, millal see mööda saab või võitleme sellele vastu ja nii edasi. See on selline udune teema üldiselt. Mina ütleksin puht praktiliselt. Ehk kui ma saan aru, miks mul on kannatus, kaob kannatus ära. Ehk ma teadvustan kannatuse probleemsust, põhjuseid, tagajärgi ja nii edasi, siis ma nagu saan teada. Vaatan, ja siis ei olegi enam kannatus. Aga rajada nii-öelda filosoofilises mõttes elu kannatusele kui elu edasiviivale jõule on minu meelest vabandus, mis ütleb seda, et me oleme nii rumalad, et me ei saa nende asjadega hakkama ja siis tõstame nad laua peale, ütleme, et see ongi nii-öelda a priori meie elus, et see peab olema, sest muidu me ei arene. Minu meelest on see nonsense. Aga mida sa pead silmas teada saamise all? Ega see tähendab seda, et selline lapsepõlves urgitsemine, tead küll, on ju täna ju kõik terapeutid tegelevad lapsepõlve traumadega ja teevad kõiksuguseid erinevaid rännakuid läbi, et kas me tõesti peaksime siis sellega tegelema? See sõltub sisemisest probleemist, mis konkreetsel inimesel on. Ja kui vaadata seda kui teraapiat, siis võiks öelda niimoodi, et jah, mul on huvi, kust kohast ma selle olen endale saanud. Selle mingisuguse kannatuse või tahu ja nii edasi, eks ole. Ja siis, kui näiteks terapeut viib mind regressiooni, eks ole, ja ma lähen siis sinna, jõuan sellesse kohta, saan aru,
aha, vot see sündmus, vot siin olid need sõnad ja siin ma võtsin selle malli endale ja nüüd elan seda malli tänapäeval, eks ole, tehes sellega oma elu, korraldades elu ja see on probleem, ma olen selle saanud sealt. Ja selle kaudu saan aru, et tegelikult see ei olegi minu probleem. Ja see on teada saamine tegelikult. On ju nii? Ja kui ma saan teada, siis probleem langeb ära kohe. See ongi nii-öelda teraapia, eks ole. Aga kui sellist arusaamist ei teki, sest arusaamine on ju teadvustamine, siis ei ole ka lahendust olemas. See lihtsalt ei tööta. Mida mina olen õpetanud, on küll teistsugune lahendus. Ehk see lahendus on selline ilma terapeudita. See tähendab, ma olen ise enda terapeut. Selleks on kõigepealt vaja teada seda, et kes ma olen. Ehk ma pean teadma, et ma olen teadvus. Ma olen. Ja see on primaarne. Kõik ülejäänud mõtted, emotsioonid, mälestused, ettekujutlused, need on minu kogemused. Ehk ma laskun nende kogemisse, saades sealt selle kogemuse. Kui see koht on paigas, raudselt paigas, siis kõik ülejäänud protsessid minu suhtes on minu valikud. Ja kui ma siis püsin teadvel ehk iseendana ja teadvustan, aha, nüüd tõuseb mingi emotsioon, siis ma tean, et see ei ole mina. Mitte seepärast ma eitan, vaid mul on paigas raudselt minu keskpunkt teadvusena, ma lihtsalt kordan, eks ole, ja siit lähtuvalt ma vaatan kõiki asju. Ja kui ma saan aru, et kerkib üles mingi asi, ma saan kohe aru, et see ei ole mina. Ja kasutan siis vabastamise tehnoloogiat, kus mina oma teadvuse kaudu vabastan selle enda süsteemist. Sest ma tunnen ära, et see ei tee mulle head. Ehk kui ma lähen sellesse kogemusse, siis ma muutun selliseks või sääraseks. Nüüd see on selline, võtuksin selline kiire, efektiivne meetod, mis ei vaja süvenemist kuhugi minevikku ja nii edasi, ei vaja see sorkimist. Et saad teha seda koha peal. Jah, ma tahtsingi jõuda tegelikult practical consciousnessi meetodini. Ehk siis sa õpetadki inimestele seda, et kuidas siis vabaneda sellistest kannatusi loovatest emotsioonidest, aga ka mõttemustritest. Ma olen ise ka seda meetodit kasutanud juba paar aastat ja sellega seonduvalt mul ongi tekkinud küsimus, et kes on see, kes reaalajas annab näiteks siis torsopiirkonnas mingisugusele negatiivsele tundmusele või pingestatusele, selle käskluse või taotluse selle vabanemiseks. Kas siis tõesti see tõeline mina, teadveloleku seisundis olev tõeline mina või on see ikkagi see sama ajas liikuv mõte oma tundmustega, ehk siis ego ja võib-olla isegi vaimne ego, kes tahab saada lihtsalt paremaks inimeseks, et mul on see dilemma tekkinud. Ja, kui käsklus annab mõte, siis ei tööta. Kui käsklus annab teadvus, siis see töötab. Alati töötab. Nii et tõeline mina on siis see teadvus, millena ma ennast kogen. Ehk millena ma päriselt olen. See on see siis, mis lahkub justkui kehast, kui me minestame, eks ole. See ei ole mõte, see ei ole ka emotsioon, nii et see on olemasolu. Ja kui mina olemasoluna avastan mingisuguse negatiivse mõtte või mälestuse või ettekujutluse, siis mina saan sellest lahti. Nagu ka emotsioonidest, ükskõik missugused nad ka ei oleks tegelikult. Ja see näitab ainult väga olulist sellist tegeliku mina võimekust. See kostab võib-olla enesekesksena, aga paratamatult see on enesekesksus. Ma ei räägi egokesksusest, sest teadvus on meie kesksus, aga ta ei ole egoistlik. Kui siia juurde tulevad erinevad mõtted ja emotsioonid, siis kogemuse kaudu võib sealt tekkida enesekesksus, mida me nimetame egoismiks. Kuid põhimõtteliselt on teadvus vaba igasugusest egoismist.
ja kui ma siis vabastan erinevad mõtteid ja emotsioone või siis nende kombinatsioone ehk kontseptuaalset käitumuslikkust, automatismi, siis ma puhastan teed iseendale. Ehk ma vähendan enda kogemusi või isegi sõltuvusi minna nende kogemusse. Et nad hakkaks seejärel mu elu elama ja juhtima. Nii et ma sisuliselt vabastan ennast erinevatest sisemistest tingimustest, et saada vabaks. Aga vabadus tähendab siin ju midagi väga suurt. Ja selle vabadusega kaasneb ka ju arusaamise kasv. Ehk see kasvatab minu arusaamise võimet ehk tõmbab minu teadvuse arengu järgi. Vastasel juhul jääb see kogemuse tasandile ja mingit arengut seal ei toimu. Ja siis järgnevad kõik need probleemid, millest me oleme täna siin juba rääkinud. Te korraldate Practical Consciousnessiga Lilleorus ka suve- ja talvekoole, millest mina olen igal aastal osa võtnud. Need on olnud väga toredad ja ma loodan, et te jätkate seda traditsiooni. Ja nüüd viimati suvekoolis osaledes selle viimasel päeval mul tekkis selline huvitav kogemus, et ma ühtäkki hakkasin tajuma enda kukla tagust sellist ruumi ja ma ei saa öelda, et pea füüsilised piirjooned oleksid ära kadunud, aga ütleme niiviisi, et nad kuidagi kas laienesid või igatahes. Ja siis ma tundsin ka tugevat eraldatust enda mõtetest ja emotsioonidest. Tegelikult üleüldse emotsioonid olid pigem vaibutatud. Ja see seisund saatis mind äkisti mingisugune 2 päeva, aga siis unetus ja väiksed lapsed ja kõik see selline igapäeva olmendus võttis üle, aga ma olen niiviisi tagantjärgi mõtisklenud, et huvitav, mis fenomen see õigupoolest ikkagi oli. Kas sinul on kogemust teiste õpilastega, kas nad on ka midagi sarnast? Jaa, kui praktiseerida teaduse kasutamist ja keskendumist näiteks ja mida me kõik saame tegelikult teha, eks ole, siis võib tekkida väga palju erinevaid efekte. Aga et nad on meile kõik uudsed, siis me ei oska nagu väga nendega midagi teha, eks ole. Ja uudsus tähendab seda, et ma jällegi ei tea. Kui ma olen selles kogemuses, sa kirjeldasid väga hästi, et ma tundsin seda ja kogesin seda, et olen eraldunud ja nii edasi. Ja see on kogemus. See on hea kogemus. Aga sellele kogemusele ei tohiks niivõrd palju nagu keskenduda või seda oluliseks pidada, sest ta on küll eriline, aga teiste kogemuste seast on ikkagi kogemus. Ehk eesmärk peaks olema ikkagi oma teadvuse vabastamine erinevatest sundkogemustest. Sest näiteks, kui tehakse väga palju vaimseid praktikaid, siis kogemusi võib tulla igasuguseid, nagu riburada, eks ole. Ja siis öeldakse, et see on äge kogemus, seda kogemust tahan ma veel ja see on ülikõrge kogemus. Tegelikult teadvuse valguses on nad lihtsalt kogemused. Ei ole see midagi ei üli ega alla. Sest teadvus on see fundamentaalne suurus, see olemasolu, mis ei sõltu mitte ühestki kogemusest. Ja seda on vaja arendada. Nii et meie huvi nende asjade vastu, mis kogemus see on ja mis see on iseenesest mõistetav, sest huvi on edasi viiv jõud, eks ole. Aga selle huvi juures on üks probleem, nimelt me võime ära uppuda nendesse huvi asjadesse niimoodi, et me unustame ära oma teadvuse, oma teadvustamise. Nii et selle koha pealt ma ütleks niimoodi, et ära muretse, kõik kogemused on mööduvad, aga teadvus jääb. Samas ometi inimesed, kes ei ole üldsegi süvenenud sellesse, et mida sa õpetad, on see siis kas needsamad siis Practical Consciousnessi tehnikad või Sanatana Dharma või sidade traditsioonid ja kogu siis süvajooga õpe, et nad ikkagi tahaksid sind patta panna kõiksuguste nende nii-öelda, kellest me juba enne rääkisime, ehk siis sellised New Age viljelejad, kes minu hinnangul sageli ikkagi räägivad millestki, millest nad veel ise lõpuni välja pole aru saanud
ja kusjuures nad kasutavad ka sellist umbmäärast kõnepruuki, sa kusjuures enne ka mainisid, et see maailm on illusioon, et seda loobitakse sinna-tänna, siis, et kõik on üks või kõik on hingeleping või tõsta oma vibratsiooni või siis nüüd on hakatud rääkima mingisugusest 5D reaalsusest, et ühesõnaga, et need inimesed, kes siis ei ole sukeldunud sellesse, et mida sina õpetad, nemad tahaksid sind patta panna selliste New Age õpetlastega. Ja minu küsimus olekski seetõttu see, et näiteks miks peaks üks materiaalset sellist heaolu või ühiskondlikku positsiooni saavutanud inimene tundma huvi selle vastu, mida sina õpetad. Ehk siis kõiksuguste ühiskondlike normide järgi ta juba justkui ongi nii-öelda tehtud mees, et miks ta peaks tahtma tundma huvi veel mingisuguse sisemise muutuse vastu. Ehk siis milles seisneb sinu õpetuste praktiline väärtus võrrelduna siis näiteks mingisuguse New Age'iga? Ma olen sinuga nõus, et selliseid arvamusi on hästi palju, et inimestel on ikkagi vajadus kuidagi inimesi paigutada kuskile, eks ole. Aga ma ütleks niimoodi, et süvene rohkem sellesse teemasse, püüa aru saada. Ära pane leiblid kohe külge, vaid püüa nagu mõista, millega ta tegeleb, mis asi see seal siis nagu on. Tänapäeval on palju selliseid õpetajad, kes räägivad väga kõrgetest asjadest, aga ei saa enda emotsioonidega hakkama. Ehk siis kõige olulisem on vabastada emotsioonid. Ma ütleks niimoodi siia juurde, et mis kasu on siis teatud õpetustest, kui nad ei too inimest rohkem teadvele, ehk ei tee inimest rohkem arukaks, vaid pigem võib-olla isegi lollitatakse inimene ja tehakse rumalamaks, määrides talle pähe ideoloogiat ja kõike muud. Ja kui vaadata siis selliseid maailma päästjaid, siis neil on väga oluline olla see päästja. Ehk see on tegelikult üks egovõimendus. Ja see egovõimendus saab alguse ju inimese enda sisemaailmast. Ja kui see egovõimendus töötab ja teised usuvad seda, inimesed tulevad kaasa, siis sellel inimesel on lubadused. Ta lubab nendele inimestele midagi. Practical consciousness ei luba mitte midagi. Töötab lihtsalt, et tee seda ja kergendus tuleb. Vabane ja kergendus tuleb. Sa näed ise, mida sa teed, sa näed ise, mida sa saad. Et siin puuduvad lubadused, mis on minu meelest kõikidel New Age'idel ja muudel asjadel on väga kõrgel tasemel, eks ole. Aga ma arvan, et see on rohkem selline, võib-olla on karm sõna selline nagu inimeste lollitamine. Kusjuures kindlasti need inimesed usuvad, et nad teevad õiget asja, aga samas ikkagi kriteerium on see, et kui vaadata, kuidas nad ise saavad hakkama enda mentaalsusega, enda emotsionaalsusega, kuidas nad inimeste nagu hakkama saavad, kas nad on teadvel ja stabiilsed või nad on samamoodi kõikuvad nagu kõik need teised, kellel nad oma produkti nii-öelda annavad. Et selle järgi saab aru, kellel on see tugev pinnas all ja kellel seda ei ole. Samas seda osatakse ka väga hästi nii-öelda siis feikida. Ma olen sinuga nõus. Kui ma vaatan ka nii-öelda turu nii-öelda ringi, eks ole, siis ma näen, et seda pakutakse, see nimekiri oli päris impressive, mis sa siin välja tõid, aga seda on veel, eks ole. Ma kujutan ette. Ja, aga vaata, inimesed ju otsivad, neil on huvi, nad tahavad saada lahendusi. Aga minu meelest lahendus ei ole ideoloogia, isegi kui räägitakse vanadest iidsetest asjadest, näiteks mingi sida jooga näiteks, mis on väga iidne selline tehnoloogia, eks ole. Ja mida seal kõike pakutakse? Oh my god, see pole üldse see, mis see tegelikult on. Aga inimesed ei oska orienteerida. Ja nad lähevad nende asjadega kaasa, usuvad, et need asjad on õiged, sest neil
ei ole niivõrd palju sisemist arusaamist. Ja nad kasutavad selleks kellegi teise arusaamist, kellegi teise lubadust. Nii et ikkagi me jõuame sellesse kohta tagasi, mille kohta võib öelda, et inimese teadvuse tase ei ole piisavalt arenenud, et saada aru, mis on nii-öelda õige, aga mis on fake. Ehk siis eristamisvõime. Jah, eristamise ja arusaamise võime. Seda on vaja kasvatada. Aga samas inimesed on natukese ka laisad selles mõttes, et practical consciousnessi meetoditega sa pead ikka jube palju tööd iseendaga tegema. Aga samas ikkagi soovitakse sellist sügavat sisemist muutust ja siis vaadataksegi näiteks psühhedeelikumide poole, et ühelt poolt selleks, et saada selliseid värvikaid kogemusi, aga teisalt ka mulle tundub, et see on jällegi selline eskapismi vorm teinekord, eriti kui see argielu on muutunud selliseks üksluiseks ja halliks ja nii edasi. Mis on siis sinu arvamus, kas psühhedeelikumid, nad võivad anda meile aimdust meie teadvuse sellisest jumalikkusest või pigem ikkagi nad pärsivad sellist sügavat sisemist muutust? Ma arvan, et need kogemused annavad inimesele midagi teada. Midagi teada, aga ei ava teadust ennast. Ja see on see probleem. Ehk kui ma saan läbi kogemuse midagi rohkemat teada, mida ma enne üldse ei teadnud, mis on täitsa fantastiline, siis endast ma ei saa mitte midagi teada. Ma pean silmas tõelist mina teadvust. Võib-olla ma saan teada seal mingist ajaloost ja miks on kujunenud seal mingist asjad, eks ole, aga tõelist mina ma ei avasta seal. Ja seetõttu jään ma jänni. Ma jään sõltuvaks nendest kogemustest, ennast avastamata, mis on tegelikult kogu elu keskpunkt, kogu see kvintessents on tegelikult teadvus. Et selles mõttes on see hea tripp, millest võib ka sõltuvusse jääda, aga see ei anna tegelikule minale üldse mitte midagi olemuslikult juurde. Et jah, aga niimoodi need on. Kas need kogemused on siis tegelikult illusoorsed selles mõttes, et see on ju meie enda ego projektsioon? Need kogemused võivad olla tõenäoliselt väga erinevad. Sõltub, millise kogemussuuna me teadvusele anname. Sest on vaja väga selgelt aru saada, et mis on kogemus, aga mis on teadvus. Need on kaks erinevat asja. Ehk teadvus võib laskuda ükskõik millisesse kogemusse. Ükskõik, kuidas ta on korraldatud, kas tavaelu poolt, mälestuste poolt, harjumuste poolt, psühhedeelikumide poolt või vahet ei ole. Aga teadvus jääb kogu aeg üheks ja samaks. Ja võt see on vaja avastada, sest see on see püsiväärtus, millele tuleb rõhku anda, sest üle on kõik muutuv. Ja seda ei ole vaja üle tähtsustada, sest kui sa tähtsustad seda üle, siis tegelikult ta hakkab sind juhtima. Mitte sina juhi teda, vaid tema juhib sind. Ja mina arvan, et see on kõikide probleemide peamine põhjus. Aga samas täna on ka väga popid teemad manifesteerimine ja visualiseerimine ja reaalsuse juhtimine ja transsurfing ja kvantloomine ja nii edasi. Et need on sellised tõelised müügihitid seetõttu, et kõik inimesed ju unistavad, ma ei tea, pudrumägedest ja piimajõgedest, aga mida on öelnud vanad joogid, iidsed targad, kas reaalsust on võimalik juhtida mõtete ja tunnete abil? Ma arvan, kõik see, mida sa nimetasid, on inimese soov tunda ennast hästi. See on egoistlik suund, taas tahtmata, kas ta on siis hea ja osadele võib-olla mitte, suurt vahet pole. Mida siis targad siis ütlevad selle kohta? Targad võiks öelda niimoodi, et kuule, tule teadvele, ehk avastama teadvus, teadvustamise võime, saa aru, mis maailmas toimub ja siis korralda endale selline elu, nagu sa tahad. Ehk see tähendab arusaamise laienemist, selle laiendamist. Sest kui ma
mõtlen kas või lihtsatele asjadele, nii, mul on näiteks, ma kannatan, no ma küll ei kannata, eks ole enam, aga oletan, et mul on kannatus peal. Ja mida ma siis tavaliselt teen? Noh, kannatan ja kannatan, mul on see vastavad mõtted, vastav emotsionaalne seisund, ma tegutsen siis vastavalt väljaspool, kogu oma maailmas, eks ole, oma tuttavate sõpradega, lähedastega, kõik see nagu mõjutab nagu kogu maailma vastavate tagajärgedega, eks ole. Ja see kannatuse asemel panna ükskõik mida, see võib panna rõõmu või siis ahnuse või uhkuse, ükskõik mis asi. Ehk see süsteem töötab samamoodi, see hakkab juhtima. Ja kui ma olen piisavalt nutikas, siis ma panen tähele, et mul käivad erinevad tujud. Ja nende erinevate tujude ajal ma teen erinevaid asju. Ja kui meil neid tujusid tahan kuidagi muuta, siis muudan nad järgmiste tujude vastu. Ja niimoodi see käib, ehk ma vahetan kogu aeg enda nii-öelda plaati, enda sisemist moodi ja see juhib mu elu. Ja kui ma saan aru sellest, vaat, see käib niimoodi. Selleks on ka vaja ju teatud sellist teadvustamise võimekust, eks ole, et sellest aru saada. Ja siis mul tekkida küsimus, et aga oot. Aga mis asjad need on kõik? Kas ma tean, mis asjad need on? Pinnapealselt tundub küll jah, et ma tunnen, mul on emotsioon ja mul on selline mõte, aga kas ma tean rohkem nendest kui tavaliselt? Sest isegi tavaliselt ei teata. Tuleb mingi kompleks peale, mis aktiveerub automaatselt mingisuguse, ma ei tea, faktori peale ja ma isegi ei tea, et mul on see peal. Pärast tagant järgi võin öelda, ma olin endast väljas või ma olin too ja säärane, eks ole. Aga samal ajal, kui see toimub, ma ei tea seda. Aga kui ma saan teada, paljud inimesed teavad näiteks, et teatud olukorrast nüüd tuleb peale mingisugune tunne ja ma ei tohi seda väljendada, sest vastasel juhul tekib seal mingisugune crash, eks ole näiteks, jah. Aga nad hoiavad tagasi seda, aga midagi muud sellega teha ei oska. Ja siis kasutavad seda allasurumise viisi, tagasihoidmise viisi selleks, et olla edasi arukas ehk tegutseda arukalt või mõistlikult. Suur asi, eks ole, tegelikult. Aga kui niimoodi laiendada seda, kas või seda võimekust ja vaadata kõiki kogemusi läbi selle prisma, tekib alati üks küsimus, et kas minu elu on juhitud siis minu sisemiste impulside poolt, sest teised ainult ju võimendavad, aktiveerivad neid. Või tahan ma elada oma elu ise ilma nende impulsiteta. See on vabaduse teema. Ja kui ma saan aru, et need eluolukorrad, kus ma olen teadlik, aga need on sellised olukorrad, kus me kõik teeme väga häid asju tegelikult, väga hästi teeme. Ma tean, kuidas seda asju tehakse, ma teen seda ja nii edasi. Me oleme hästi produktiivsed seal. Siis need osad on meil teadvustatud, ehk ma tean. Teadvus teab. Kedagi teist ei ole, kes teab. Aga need muud asjad, millega ma ei taha tegeleda, ei võimalda mul samasugusel viisil tegutseda, sest seal võtavad need protsessid mind üle. Ja kui natukene laiendada enda teadvustamist ja küsida enda käest, huvitaks, ma võiksin ka muudes elu osades või alades olla teadlik nagu vot nendes, mis mul hästi välja tulevad. Ja vot siin tekib see teema, aga mis asjad need on siis? Ma ei tea. Ja ma pidevalt põgen nende eest, et ma ei taha neid nagu lahti avada või aru saada. Ja siis nad jäävadki tundmatuteks. Ja kui nad tulevad ellu, paratamatult tulevad, sest elu on selline, hea õpetaja, nagu öeldakse. Ta toob need tundmatud pimedad asjad sulle laua peale, et kuule, vaata sisse, saa teada, mis asi see on. Ja siis see lahendus toimub. Nii et kui me ignoreerime, me teadvuse kaudu ei arene edasi. Ehk see on stagnatsioon. Lahti kräkkides avaneb meie teadlike tegevuste väli. Ja vot siit tuleb jällegi siis see vastutus, mida ma siis teadliku inimesena rakendan selleks, et kasutada neid asju, mida ma tean, ka siis enda elu korraldamiseks, enda elu tegevuseks või teiste aitamiseks, abistamiseks ja nii edasi. Nii et siia on see point nagu maetud. Ma kuulan sind ja selles ei ole ju mitte mingisugust müstikat.
et alati jäetakse mulje, et kogu see kvantloomise ja transurfingu temaatika, et see on kõik selline hästi müstiline, aga tegelikkuses praegu kuulan sind ja saan aru, et tundub nii ratsionaalne ja selline. See ongi ratsionaalne tegelikult, aga ta ei ole selline nagu kuiv ratsionaalsus. Sest inimesed mõtlevad, et ratsionaalsus on siuke, noh, see on siuke nagu teadus ja siuke tead. Aga vaatan, kui näiteks, no ma ei tea, no naisterahvas teeb süüa näiteks, ta ju teab, mis ta teeb. No on see nüüd müstiline või? On see ratsionaalne või? Ta lihtsalt teeb neid asju, siis need asjad käivad niimoodi kokku. Või kui ta näiteks kavandab mingisugust projekti. Ta kavandab seda, ta teab, mida ta teeb, mis siin müstilist on. Mitte midagi. On ju nii? Ja minu meelest on see hea, sest maailm ei ole müstiline. Maailm muutub müstiliseks ainult siis ja siis, kui me kujutame ette, et me teame maailma. Tegelikult ei tea. Maailm on hästi praktiline. Aga samas mõni nühib ja nühib, et teeb justkui kõiksuguseid selliseid järjepidevaid loogilisi asjasid selleks, et oma mingit projekti ellu viia ja siis kuidagi ei õnnestu ega õnnestu. Ja siis noh, kuidas siis seda selgitada? Et ta justkui teeb ka ju kõike niiviisi süstemaatiliselt ja järjepidevalt ja justkui selgus on olemine, selge on olla, aga sellegi poolest, et kuidagi see, kas see energia ei kanna või miks need asjad ei õnnestu osadel inimestel? Tead, kõik asjad, mis ei õnnestu ainult seetõttu, et me ei tea neid asju. Me teeme pimesi. Väga sagedasti mingite projektide puhul näiteks on mängus eeldused. Et sellisel eeldusel, selle puhul peaks see asi nagu minema, aga tegelikult see eeldus on vale, sest me ei tea seda. Ja kui me jätame siis need kohad nagu tumedaks ehk pimedaks, ehk me ei ole tunginud sinna sisse, siis ongi kas jopab või joppa, õnnestub või õnnestu. Ja kui tulevad juurde veel mingisugused tundmatud faktorid, millega me ei arvestanud, me ei arvestanud sellepärast, et me ei teadnud, mis viitab ignorantsusele. Siis nendega vaja kohe tegeleda, kohe selgitada asja välja, saada teada ja siis sa saad edasi minna. Et elu ei paku meile sellist nagu sillutatud teed, vahest pakub, eks ole, aga see on selline natuke nagu narrimise moodi ka, eks ole. Et ta pakub meile tegelikult ikkagi õpet. Ikkagi võimalust teada, saada ja selle kaudu lahendada need probleemid. Näiteks, kui me rääkisime korra siin practical consciousnessist, siis need vanasti on see ju teadliku muutuse kunst, eks ole, see on tuhanded inimesi tegelikult. Ja kui ma vaatan, paljud täna siis veel praktiseerivad, siis ma ei ole kindel, et väga paljud praktiseerivad. Ja siin on tekkida küsimus, miks nad ei praktiseeri? See ei olnud selline pill, et sa annad inimesele, et võtab sisse ja muutus toimub. Sest seal oli vaja tegelikult, või on vaja pingutada, ehk arusaamist luua, mis on teadvuse areng. Ja kui see arusaamine hakkab tekkima, siis hakkab see teadmine ennast ka avama. Sest ta on üles ehitatud arusaamisele. Ja siis see hakkab kasu tootma. Nii et see ei oleks pill, mida sa võtad sisse ja kohe New Age'is võib-olla on siukseid pille, eks ole, aga siin ei ole. Aga ma enne mainisin, et on inimesi, kes muudki nühivad ja midagi ikkagi ei õnnestu. Kas see võiks olla seotud ka karmaga? Karma ei ole karistus, vaid karma on abistav. Karma ongi selleks, et aidata inimesel jõuda selgusele. Ja see on see sama selgust, millest ma olen kogu aeg siin rääkinud. Ehk selgust tähendab seda, et ma saan aru. Mitte ma mõtlen, et ma saan aru. Või ma mõtlen, et asjad on niimoodi. Vaid arusaamine tähendab seda, mul jõudis pärale. See on arusaamine. Nii et kui inimene nühib ja tal ei õnnestu, siis ta ei saa aru. Ja veel kord, kui tal on mingi idee peas, et see peab niimoodi minema, ja ta raiub seda ja testib ja mitte midagi ei juhtu, siis ta tegelikult ei saa aru, ta pole jõudnud arusaamiseni. Tal on lihtsalt üks idee peas, mis on just kui arusaamine. Nii et jäta see kõrvale, süvene nagu päriselt püüa aru saada,
jõua selle nii-öelda ahaani, eks ole, ja vot siis hakkavad asjad minema alles. Nii et sellised probleemid on kõik seotud sellega, mille kohta öelda tundmatu. Ma ei tea, ma ei saa aru. Aga me enne rääkisime siin kõiksugustest nendest kannatustest ja traagilistest sündmustest ja ebaõiglusest ja nii edasi. Ja ma olen ise ka sageli, loen mingeid asju, siis mõtlen, et issand jumal, et tõenäoliselt see inimene, kes näiteks paneb toime, isegi ei pea olema kuriteod, ütleme kas või mingisugused sellised teod a la looduskeskkonna vastu, mis lihtsalt ületavad eetilisi piire. Ja siis ma olen mõelnud, et kui see inimene teaks midagi karma printsiibist, siis ta ilmselt ju nii ei käituks. Ehk siis, mis sina arvad, et kui meile õpetatakse maast madalast juba eelkoolides, lasteaedades karma printsiibist, kas me elaksime hoopis teistsuguses maailmas? Karma printsiip on väga lihtne iseenesest, mida külvad, seda lõikad. Eks seda, mida sa teed, seda sa ka saad. Kindlasti on põhjuse ja tagajärje seadus väga oluline igapäevases elus, sest me elame ju põhjuslikku elu. Kõik, mida me teeme, sellel on ju teised ja kolmanda, neljanda ja viienda järgulised tagajärjed, eks ole. Ja ma ütleksin, et loogika on see, mis aitab. Loogiline mõtlemine, mis on siis faktikeskne mõtlemine, ehk tähendab tõsiasjadega arvestamist. Minu meelest on see parim viis, kuidas on võimalik enda elu korraldada. Ja kui seda lastele õpetada, on selleks suurepärane. Me saaksime väga arukad inimesed endale, sest arukas inimene ei lähe loodust rüüstama. Ta saab aru, kus piirid jooksevad. See, kellel on seal juhtivaks jõuks võib-olla ahnus ja kõik muud taolised tendentsid, teda see ei üldse huvita, eks ole. Peale mind tulgu või veeuputus tendents. Aga võta looduse suhtes on see ikkagi kuritegu. Ja mitte ainult, ma ei pea silmas ainult loodusressursse, vaid ma pean silmas ka teisi inimesi, kellega me suhtleme. Ehk kuritegu on võtta liialt, et saada sealt kasu. Sest see liia võtmine toidab ju ainult ego. See ei toida inimese teadvust ja teadvuse võimekust ja arukust. Ja kõik, kes võtavad liiast, toodavad tegelikult kellelegi või millelegi kahju. Aga see tähendab jällegi omakorda seda, et kui iga inimene on seotud kogu loodusega, siis ta loob kahju ka endale. See tundub küll väga selline nagu kauge olevat, et kui ma näiteks võtan mingi metsa maha, eks ole, jätan laga järgi, müün maha, eks ole, et kuidas see mets siis mulle nagu mõjub, eks ole. Aga mõjub raudselt, sest inimene saab nii-öelda alati endale triibulised läbi nende tegevuste, mida ta ei tea. Ehk mida ta ei ole teadvustanud, pole seda ahaad käinud. Kõik need pimedad kohad tulevad inimese ellu tagasi varem või hiljem. Sest kui nad on tulnud tema ellu juba, siis mis see point on? Point ei ole kannatus. Point on see, et näed, see on sinu õppetükk. Süvene, jõua ahaani, saa aru. Aga kui sa ignoreerid seda, siis see toob tagasi su ellu. Kas selles elus või järgmises? Suht vahet ei ole, millal ta tuleb. Hea, kui tuleks selles elus, eks ole, ja sa suudaksid need asjad ära lahendada. Sest kui me vaatame elu, siis me teame, et bioloogiline elu ei ole igavene, eks ole, vähemalt inimese vormis, eks ole, ja mujal ka. Nii et keha tõenäoliselt sureb, aga teadvus jääb alles. Kuid samas need tagajärjed, mida me oleme teinud teistele inimestele või loodusele või üleüldse, sest me oleme ju tegelikult ju absoluutselt tegude kesksed, järelikult põhjuslikud. Me kogu aeg ju muudame ja mõjutame midagi. Ja kui
indiviid teeb seda, siis indiviidil on vastutus siin. Tahad sa seda või ei taha, usud või ei usu. Ja see on see põhjus, miks siis loodus, mis peaks aitama sul aru saada loodusest endast, toob su laua peale tagasi need õppetükid, mida sa ignoreerisid. Ja sa pead uuesti kokku puutuma. Ja toon selle, et teadus on igavene, siis vähemalt süvateadmistes me teame seda, et teadvus saab uue keha ehk kehastub uuesti. Selleks, et lahendada need ülesanded ära. Nii et see on selline, kuidas ma ütlen, et paneks ägeda peo maha, tõmbaks kõigil naha üle kõrvade ja tunneks ennast hästi. Ja pärast siis vaatame, lahendame neid probleeme seal, ma ei tea, 100 aastat, eks ole, mis sellega kaasnevad. Oleme siis nende kannatuses. Et see on selline vastutustundetus. Ja. Me hakkame vaikselt jõudma lõpusirgele. Ma kuulasin sinu kusjuures aastast 2004 pärinevat ööülikooli loengut äkki pealkirjaga Jumala leidmine iseendas või midagi sellist. Ja sa lõpetasid seda loengut selliste sõnadega, et te ei peaks liiga tõsiselt võtma seda, mida te mõtlete või tunnete. Kas sa palun saaksid lõpetuseks veel kord avardada seda mõttekäiku? Vot siin on vaja natukene süveneda päritolusse, kust me enda tunded või emotsioonid saanud oleme ja mõtted. Need on meile õpetatud teiste poolt. Ehk kui näiteks laps satub loomariiki, Maugli näiteks on ju, jah, siis ta omandab need emotsioonid, need tendentsid, mida siis loomad etendavad. Ta võtab nad üle sealt, eks ole, sest see on niivõrd loomulik. Kui laps sünnib kuhugi orjusesse näiteks, eks ole, siis ta võtab üle kõik need asjad, mis seal on. Kui ta sünnib heaolu perre näiteks, võtab ta sealt kõik asjad üle ja nii edasi, nii edasi. Kui ta leiab oma kasvatuse internetist, siis ta võtab sealt kõik asjad üle, eks ole. Nii et inimene selles mõttes korjab üles ümbruses aset leidvad sündmused, teeb nad enda omadeks. Emotsioonid ja mõtted. Mõtted on ju kõne tegelikult on. Ja kõik need komplektid, mis siis sellisel viisil kujunevad, jäävad domineerima. Ehk inimene võtab nad niimoodi omaks, et talle tundub, et nad ongi kogu aeg olnud tema osa. Sest ta on unustanud ära need hetked, millal ta on vastu võtnud need asjad. Sest see ei ole ka teadlik vastuvõtmine, see toimub ka automaatselt, eks ole. Ja selliselt kujunenud nii-öelda psühholoogia hakkab inimest hiljem, kui ta kasvab suuremaks, läbi terve elu juhtima. Kui nüüd siia tuua kõrvale, siis teadvus ehk ma olen olemasolu. Ja vaadata läbi selle prisma kõiki neid sisse võetud, sisse õpitud asju, siis võib raudselt öelda, et mitte ükski nendest ei ole mina. Nad ei ole teadvus. Nad on erinevad automaatsed kompleksid. Ja kui inimene on jõudnud sellise avastuseni, siis tal võib tekkida nii-öelda protest. Jutumärkides protest. Ma ei lase ennast neil juhtida. Sest nad ei ole mina. Nad ei ole ka minu tehtud. Ja kui selline arusaamine tekib, siis tekib inimesel loomulik vajadus vabaneda sisse õpitud nendest osadest. Et saavutada isiklik vabadus. Sest kui laps sünnib siia ilma, siis ta on vaba. Tal ei ole mõtteid ja pole emotsioone ja nii edasi. Aga ta on nii väeti, ehk ta justkui ei mõista mitte midagi sellest maailmast. Aga omandades hakkab ta nagu aru saama, aga need arusaamised teiste omad. Peamiselt teiste omad. Võta või kool näiteks õpetab peamiselt teiste arusaamisid, eks ole. Või siis vanemad näiteks. Aga see on vajalik selleks, et tulevikus
hakkaks laps ise endale küsimusi esitama. Aga mis see tegelikkus on? Ja ma usun küll seda, aga mis tegelikult on? Ja täiskasvanud inimesed on selle omaduse minetanud mõnes mõttes. Nad on minetanud selle omaduse, sest neil on kõik valmis vastused olemas, mis on teiste poolt saadud. Ja need samad momendid, need avastuslikud osad, millest me siin rääkisime, avavad inimesele tegelikkuse ehk selle pildi, mis on varjatud, omandatud teadmiste tõttu. Ja siis see pilt läheb klaariks. Ja sellest on väga palju kasu. See on võib-olla banaalne näide, aga ma enne ka ütlesin, et ma teen seda podcasti selleks, et siis nii-öelda natukese inimeste teadlikkust tõsta ja et 1,5 aastat tagasi ma poleks uskunud, et me siin istume. Miks ma niiviisi arvasin? Seetõttu, et ma olen alati endale rääkinud seda lugu, et ma olen introvert, et ma ei ole hea avalik esineja, ma ei peaks üldse kunagi laval olema. Ja siis tegelikult ka näiteks erinevad mingisugused astroloogilised sünnikaardid ka just kinnitavad seda, et sul on see samune siis, issand jumal, mingisugune planeet on sul seal 12. majas ja vot see on selline märk, kes tahab olla peidus ja siis hakkad seda lugu endale rääkima ja siis ma sain aru, et see on lihtsalt lugu. Et tegelikult, et kui mul on mingisugune eesmärk, siis sõltumata sellest, et mis mõte mul siin ketrab või mida ma tunnen, et see ei ole ju tegelikult mugav siin olla, et ma teen ikkagi. Et see on ka võib-olla nagu näide sellest, et ei peaks liiga tõsiselt suhtuma sellesse, mida te mõtlete või tunnete. Ma olen sinuga täiesti nõus. Ehk inimesed tahavad leida valmis vastuseid ja nad on väga altid uskuma neid valmis vastuseid, panna endal templi peale, ma olengi selline. Aga selle kohta on olemas üks väga hea selline väljaütlemine, et on olemas inimesed, keda juhivad tähed ja on olemas inimesed, kes juhivad tähti. Nii et teadvuse omaduste arenemisega muutub inimene tähtede juhiks. Ja siis need mõjutused, mis on tavalised, siis inimesi mõjutavad ja need elu juhtivad kokku kuivamas. Ehk sa saad aru tegelikult, et kõik on sinu enda kätte ulatuses. Aga siin on vaja jõuda läbi enda teadvustamise arenemise. Teisiti seda lihtsalt minu meelest ei ole võimalik teha. Kas sa sooviksid lõpetuseks veel midagi omalt poolt öelda, võib-olla nende raamatute või eesolevate kursuste või midagi muud inimestele südame peale panna? Need raamatud on head. Nad on, ma ei kiida sellepärast, et ma olen kirjutanud, eks ole, vaid sellepärast, et nad avavad meile teadmist, mida me tegelikult ei tea. Ja koos selle teadmisega avanevad ka võimalused, mida me tegelikult saame teha selleks, et saada vabamaks erinevatest meie sisemaailma protsessidest, et saavutada teadvuse vabadus, mis on väga suur asi, sest sellel põhineb ka meie arukus ja meie hakkama saamine igapäevases elus, kas siis iseendaga hakkama saamine või siis oma tegevustega hakkama saamine. Nii et ma soovitan neid raamatuid kindlasti lugeda, aru saada, rakendada, näha enda võimekust selles sisus, öelda jehuu, see töötab ja saada seetõttu palju paremaks ja puhtamaks inimeseks, rohkem teadval olevaks inimeseks. Ma arvan, et see on võimalik. Seda on võimalik teostada. See vajab pusimist ehk aru saamine ei teki lihtsalt niimoodi, eks ole. Ja kui see aru saamine hakkab tekkima ja see ots on kätte saadud, siis see on ikka väga huvitav ja väga põnev isegi.
sealt maalt algabki see päris elu pihta. Sealt peale hakkab maailma avastamine, iseenda avastamine ja uute potentsiaalide avaldumine. Ehk silmad lähevad lahti, ehk valgustab rohkem sisse nendesse pimedatesse kohtadesse, mida me tavaliselt elame. Aga suur aitäh sulle, Ingvar, selle eest, et sa nõustusid siia Surupisse sõitma ja suur tänu ka kuulajatele. Ma loodan, et see saade oli teile kasulik ja kohtumiseni järgmises episoodis. Tšau!